Riigimetsa Majandamise Keskus RMK on müünud valitud ettevõtetele aastakümneid salalepingute alusel riigimetsa puitu alla turuhinna. Otsuseid tehti kinniste uste taga, kitsas ring inimesi. Ja RMK otsustas tellida ekspertanalüüsi enda kontrollimiseks, kas oli tegemist keelatud riigiabiga või mitte. Korraldati riigihange, selle võitis Cobalt advokaadibüroo ja analüüs maksis 24 000 eurot. Aga kahjuks seda ei saa pidada tõsiselt võetavaks dokumendiks, sest tegemist on selgelt kallutatud ülevaatega, et õigustada RMK salajasi lepinguid eelistatud ettevõtjatega. Nimelt, RMK pani ise paika lähteülesanded, näiteks analüüsiti ainult sellised lepinguid, mis kahtlusi ei tekitaks. 57 lepingust analüüsiti vaid 3 lepingut ja mis käsitlesid madala kvaliteetse puidu müüki. Ja lepinguid analüüsiti vaid nende sõlmimise hetkearvestuses, ei vaadatud tervet kestvusaega, ehk siis jäeti analüüsimata see, kuidas need võisid mõjutada turgu. Ja mis kõige olulisem, jäeti analüüsimata riigiabi olulisem tunnus, kas on võimalik, et teised ettevõtted said nende salajaste lepingute tõttu kahju. Seda küsimust polnud isegi lähteülesandest. Ja RMK-d analüüsiti, justkui tegemist oleks tavalise ettevõttega, andmata endale aru, et tegemist on hoopiski riigile kuuluva asutusega, mis haldab Eesti olulisemat loodusvara ning peab seda tegema hea peremehelikult. Omaette tähelepanu pälvivad anomaaliad hanke tingimustes. Esiteks, hanke võitja ja analüüsi teostaja advokaadibüroo Cobalt on olnud varem seotud finantseerimisalase nõustamisega Graanul Investi aktsiate omandamises, mis võiks olla potentsiaalselt hanketingimuste rikkumiseks, sest seesama Graanul Invest on üks nendest ettevõtetest, kellega olid salalepingud sõlmitud. Kuid kui ma uurisin täpsemalt hanketingimusi, selgus väga huvitav asjaolu. Tingimus selle kohta, et analüüsi koostaja ei tohi olla varem olnud seotud RMK või siis analüüsitavate ettevõtetega, hanketingimustest oli kadunud. Samas veel oktoobris korruptsioonivastases erikomisjoni istungil tõi Kliimaministeeriumi asekantsler välja, et see tingimus on kirjas. Ning siin tekibki küsimus, miks selle kohta valetati või miks see punkt hanketingimustes kadus. Nimelt esimeses hankes, mis läbi kukkus, oli see tingimus täiesti olemas. Ja see tegelikult pole ainus tingimus, mis kadus. Kadus ära näiteks tingimus, et hankel osalev ettevõte ei tohi otse ega kaudselt osaleda hankemenetluse ettevalmistamisel või omada konfidentsiaalset teavet. Põhimõtteliselt kadusid ära kõik need elementaarsed tingimused, mis oleksid taganud ausa ja läbipaistva eksperthinnangu. Mida huvitav on ka see, kuidas RMK ja Cobalti advokaadibüroo, kes seda analüüsi tegid, nad salgavad maha omavahelist varasemat koostööd. Kuigi see ju ei oleks ka enam uute hanketingimuste järgi keelatud. Näiteks ühel istungil ei tulnud RMK-l meelde koostöö Cobaltiga, teisel istungil ei tulnud Cobaltil meelde koostöö RMK-ga, aga mõlema puhul, kui ma sellele tähelepanu juhtisin, võtsin tõendid välja, viitasin RMK dokumendiregistrile, kus see koostöö oli kirjas, siis äkitselt see tuli neile üksikasjalikult meelde. Aga siiamaani on vastamata peamine küsimus, kuidas üldse need salajased puidumüügilepingud konkreetsete ettevõtjatega tekkisid. Riigikontroll ütles oma auditis välja, investeerimisest huvitatud ettevõtted pöördusid esmalt poliitikute poole, sealt edasi tuldi RMK-sse juba konkreetsete soovidega ja suunised Graanul Investiga koostöökokkuleppe sõlmida tulid kunagisest Keskkonnaministeeriumist. Seejuures kõik need suunised olid suulised, ühtegi dokumenti sellest pole ja tänaseks, kui küsitleda RMK-d, iga kord muudetakse oma seisukohti. Kliimaministeerium väidab, et nemad pole asjast teadlikud, nemad isegi ei taha uurida. Ja öeldakse sellist asja, et aga kui mõni ettevõtja tunneb, et puudutatuna, pöördugu kohtusse või prokuratuuri. Kindlasti pole see suhtumine, mida ettevõtjad riigilt kuulda soovivad. Ja Kliimaministeeriumil tuleb seetõttu läbipaistvuse tagamiseks tellida erikontroll, et jõuda selguseni, mis inimesed olid nende otsuste taga, kus nad praegu on, kas nad töötavad RMK-s või keegi on neist täna Kliimaministeeriumis. Argument, et on nii palju aega möödas, ei päde. Kahju tekitati riigile, ettevõtjatele ja maksumaksjatele.
maksumaksjale paljude aastate jooksul. See teema ei ole aegunud. Ja tuleb eraldi tähelepanelikult jälgida, millised on Kliimaministeeriumi ja RMK järgmised sammud. Et kas nüüd, kui räägitakse, et Vabariigi Valitsuse määrust hakatakse täiendama, kas sinna kirjutatakse sisse, et hakatakse edaspidi ka selliseid lepinguid sõlmimas. Peaminister ju hiljuti ütles, et majanduse jaoks soovitakse kasutada rohkem loodusressursse ja vähendada looduskaitsepiiranguid. Nii et me peame olema valmis kõigeks. Aitäh! Aitäh!